ja kunagi ei ole hilja vaata tal oma südame, siis tegelikult Jumal, kes saatis oma poja, andis võib-olla rohkem, kui meie mõistame. Oma kõige kallima vara, oma kõige kallima kingituse saatis siia maa peale inimeste juurde elama justkui tavalise inimesena, kes oli kuningas, isandate isand. Ja ta tuli siia ja ta võttis lausa karistuse enda peale. Ta läks alla surmahauda, ta leiti ülekohtuste seas ja 3. päeval me teame, et isanda vaim äratas ta ülesse. Ja tähendab seda, et meie oleme leidnud lumestuse tema läbi, kes me võtame tema vastu oma ellu ja me saaksime olla koos Jumalaga. Sest see, millest inimkond oli ära pööranud, mille patt oli vallutanud, siis selle Jumal tõi tagasi, et kui me tuleme Jumala juurde, siis me tuleme tagasi tema juurde ja ütleme lahti kõigest maailmast, ütleme lahti paatust, et tegelikult see ongi see, kui me tuleme Jumala juurde, kui me oleme olnud eemal, siis ta Jumal ootabki, sest et ta armastab meid nii väga, et ta saatis oma poja. Ja see laul ongi lihtsalt räägib sellest, kuidas ma olen otsustanud järgida Jeesust ja kuidas tema on see rõõm ja tema on see õnn, mis täidab minu sisemist ja vaimset inimest. Et see on see rist, mida Jeesus valis kanda, kui ta tuli siia, siis ta otsustas, et ta on sõnakuulelik oma isale, et ta valis minna lõpuni ja kanda selle maailma valud iseenese peale, sest ainult tema oli püha, ainult tema oli süüd, ainult tema oli üks ja ainus Jumala poeg. Ja see räägibki sellest, et otsustasime. Yeah.
Jeesus, vaid edasi